õppima, siis ma ütlesin ka, et Raplamaalt ei ole midagi üles kirjutatud. Ja nüüd ma tean, et Rahvaluule arhiivis on üle 10 000 pärimuspala, mis on Raplamaa vanadest kihelkondadest üles kirjutatud ja mis ootavad meie uurimist, taaselustamist, vaimustumist. Ja samamoodi on Raplamaalt lendu läinud küsimus, mis maa see on. Täna me küsime, mis maa on Kesk-Eesti ja oma vastuse sellele pakub ajalootalletaja ja üks koguteose Järvamaa koostajatest, Henn Sopp. Daamid ja härrad, inimesel on juba igipõlise komme ennast positsioneerida või luua süsteem, nagu meie noorpõlve sõber Joosep Toots Paungerest ütles, on vaja luua süsteem. Ja seda on kogu aeg seda süsteemi loodud ja keskust taotletud. No, tuletame meelde kas või oma koolipõlve, kus oli alati keegi õpilastest, kui olime ise see, kelle juure hommikul tuldi, kui oli ära unustatud mõni koolitükk tegemata, kelle pealt maha kirjutada või kelle käest küsida, kuidas see või teine asi oli. Või jällegi, kui pärast tunde sai minna palli mängima, siis meeskonna koostamisel mindi jällegi ühe juure ja kelle kampa taeti. See oli ju keskus. See oli liider, aga see oli keskus. Ja nii ta läks edasi ühiskonnas ja see süsteem kujunes ja jättes palju etappe vahele oli meie ajaarvamise algul, kui Rooma riik oli juba vägev, siis kõik juhendusid Rooma järgi, sest seal oli tarkus, seal oli raha, seal oli võim ja vägi. Ja läksidki kõik teed viisid Rooma või jumal kõrgel, keiser kaugel. Ja kui sellest jäi väheks, siis mõeldi välja, et selle ülistamiseks peaks ikka veel midagi ja meie ajaarvamise algul või natuke edasi, aastaid ei hakka lugema, tolleaegne filosoof Ptolemaius ütles, et meie maakera, kus me elame, et see ongi kogu selle kosmose keskus. Vaat positsioneeris enda nii juba. No, elu läks edasi ja teadus tuli aastaks 1600 juba Leonardo Bruno ütles, et ei olegi enam keskus maa, kus me siin oleme, ei ole ka päike, vaid päike on ainult ja meie päikesüsteem on üks selline süsteem ja kosmosel ei olegi keskust. Aga läheme nüüd tagasi oma Kesk-Eesti juurde. Ma ei teeks siin või loeks ette või näitaks, kus on Kesk-Eesti või teeks seda oma ettekandes poliitkorrektselt, ei annaks mitte seda Kesk-Eestit, vaid annaksin õnge, millega õngitseda see kala, see Kesk-Eesti, seda on ka palju sünonüüme, Kesk-Eesti, Süda-Eesti, Vahe-Eesti, Lahtme-Eesti, Sise-Eesti ja nüüd ma lähtaks ühe. Nii, tuleksime natuke tagasi ja millal siis juba see on meie mai lahkus või taandus või sulas jää, hakkas sulama jää kuskil 13 000 aastat tagasi ja 2000 aasta jooksul meie Eestimaa
sai jääst vabaks ja hakkas siin geoloogiliste, tektooniliste ja glatsioloogilise protsesside tulemusena maa hakkas tõusma ja Lõuna-Eesti langeb, Põhja-Eesti tõuseb. Vaat siin oligi nüüd juba esimene mõistus, tekkis meil juba Madal-Eesti ja Kõrg-Eesti. Sealt tuleb meil kuskilt hakata otsima Kesk-Eesti. Ja siin nüüd protsessid käivad, maakeele tõuseb, langeb ja aastal 97 016 on Paide Vallimägi ja Munamägi ühe kõrgelt aastal 97 000. Nii. Ja kui nüüd see mandrijää taandus, selle järgi hakkas taimestik arenema ja noortemal kirjaajal juba hakkasid siia rahvast tulema. Aastal umbes 13. sajandil oli juba Eestimaa nii tihedasti rahvaga täidetud. Nii, siin näita hästi. Siis oli esiaja lõpul oli juba Eesti teine mõiste, tuli juba Sise-Eesti. Sise-Eesti maakonnad ja piiriäärsed, mereäärsed maad. Ja üks nendest maadest oli Järvamaa, teine oli Harjumaa, praegune Raplamaa ja Harjumaal oli isegi juba parlament, nagu härra Maavanem ütles. Nii, aga eestlaseks saamine võttis see tükk aega ja vanasti ütlesid järvalane kohtus harjulasega või virulasega, aga eestlased jõudsid oma endid nimetama alles 5. juunil 1857, kui postipapa pöördus kogu rahva poole, tere armas Eesti rahvas. Nii, siin on juba paremini. Siin on nüüd jällegi, kui Eesti rahva kujunemine olulist mängis rolli Eesti kirjameeste selts, siis näeme, kus ka see kirjameeste seltsi oli aktiivsemalt. Või jällegi teine asi, Aleksandri koolil ka Eesti keskus nagu oli lõuna pool. Nii. Nüüd eesti keelega, kui eesti keelt hakati uurima, siis selgus, et neile maadel olid need keeled erinevad. Kesk-Eesti oli kõige suurem see keeleruum, siin on teised keeleruumid ja kui vaadata, siis keele kujunemise ka siin keskmurdeala, see on 56%, ja Võrumaa osa on kuskil 18% või 16% siin on keele ühist. Siin on keele, kui kihelkond järgi kahjuks ei näita kõik kihelkondade järgi, kuidas ta kattuvad. Kultuuriliselt siin on nüüd 3 punktiga peale, Rapla, Paide ja Põltsamaa ja kuidas ta kultuuriruum nüüd on. Jällegi rajoonid või piirkonnad on erinevad. Ja siin on rahvakultuuri. Nüüd, kui läheme maastike rajoneerimise juurde, siis on siin jällegi näha 3 maakonnalinna ja siin on jällegi Kesk-Eesti tasandid, Kõrvemaa ja nii edasi.
vete osas jällegi Eesti reguleerib 3 rajooni käib küll Eesti põhja või 3 vesikonda järgi Soome lahe, Peipsijärve ja Väljamere vesikond, aga kui teistpidi võtta, siis on see ola Lahtme-Eesti on jällegi mullastiku järgi Eesti jällegi jaotud, rajoneeritakse nii. Siin on kliima osas jällegi regioonid on erinevad, agrokliima osas. Siin on geobotaaniliselt jällegi meil on pidevalt olema erinevates rajoonides. Soode osas jällegi näha, kuidas Eestimaa jaguneb erinevatesse regioonidesse või aviofauna, mislik fauna, linnustik jällegi Kõrg-Eesti, Vahe-Eesti, Madal-Eesti. Aga nüüd on meil geograafia juurde. Eestimaa on välja mõeldud või arvutatud välja 4 Eesti keskpunkti. Kõik muidugi teavad seda, mis on Adavere juures, Karmemäel, aga see on Eesti, Mandri-Eesti koos Peipsi ja Pihkva järvega. Kui jätta järvel maha, siis on Räsnakülas, siis 6 kilomeetrit edasi Mandri-Eesti ja Väljamere ala, siis on Hartmaa juures Sagevere külas ja kui võtta Eesti riigipiiri järgi, siis on hoopis Vändra juures Kesk-Eesti keskpunkt. Kuivõrd öeldakse, et oleme eestlased, aga tahame eurooplasteks saada, siis on ka neid punkte mitu on öeldud ja erinevad metoodika järgi, et Kesk-Eesti või Kesk-Euroopa, Euroopa keskpunkt on Varssavis, Euroopa keskpunkt on Karpaatides, Tšehhoslovakkias, aga meile kõige lähem keskpunkt on Lõuna-Leedus, ja kui selle järgi Kesk-Euroopa, siis 2 välja arvutada, siis Eesti kuulub ka Kesk-Euroopasse. Olgu, et me räägime, ei ole. Kui me nüüd siia konstrueerime selle keskpunkti juurde, konstrueerime nagu Kesk-Eesti, see on 1/10 Eesti territooriumist, siis on, jõuab ka siin Paide ja siin. Kui me nüüd võtame need punktid kõik, ma vahepealselt siin ei toonud, ja kui võtame kogu meie riigi territooriumi järgi, siis Kesk-Eesti on nii, see on Vändra juures ja see on sellise pildiga. Ja kui me nüüd katame need, ühelt poolt on nüüd see Adavere juures olema selle ümber ja Vändra juures ja siis kattub see Kesk-Eesti ja see on siis põhimõtteliselt praegune Türi vald, läheb siit Kõo valda Paide ja natukene põhja poolt juurde. Nii et see on nagu sedapidi võtta Kesk-Eesti. Nii et lõpetaks sellega ja ütleks, et valik on teie, sest nii, kuidas me seda Eesti ise näeme, kas me näeme metsamehe seisukohalt või soouurija seisukohalt või keeleuurija või kellegi teise 3. seisukohalt, siis see Kesk-Eesti on natukene muutunud. Ja see võtta ka geoloogilises mõttes see Kesk-Eesti ka muutub ainult väga pika aja jooksul, sellepärast, et Lõuna-Eesti läheb madalamaks, Lääne-Eesti tõuseb, merest tuleb juurde ja Kesk-Eesti nihkub või see Eesti keskpunkt nihkub. Nii et
midagi pole siin ilmas igavest ja Kesk-Eesti on igale maitsele ja igaüks, kes peab Eesti kesket oma ala, oma eriala järgi, on austust väärt ja palun nii ka teha. Aitäh!